Tervist ja täna ma õpetan teile, kuidas teha siis pelmeene. Alustame 250 grammi nisujahuga. Siis sõelume selle läbi sõelaga, et ei jääks ühtegi suuremat tükki. Ja nüüd kui me saame sõelutud, siis me teeme selle vulkaani, nagu te teate, igal pool piltidel on kindlasti olnud kunagi ammu ja sa oled mõelnud, et jube hirmus on teha. Aga nüüd seda sama me teemegi, teed siia keskele augu. Piisavalt sügava ja sellise natukene laiema, et muna sealt välja ei pääseks. Lööme muna sinna sisse, vaatame, et ühtegi koort sisse ei jääks. Ja siis hakkame teda selle jahuga nagu kokku segama. Kõigepealt võtame kahvliga, teeme katki munakollase, segame munakollase ja munavalge omavahel ära. Ja siis hakkame vaikselt jahu sinna sisse segama. Ja kuidas saab niimoodi segada on siis, et kahvliga näiteks surud allapoole või siis lükkad neid ääri sinna muna sisse, ja vaikselt möllad sellega. Nüüd, käega on kõike alati parem teha, Ehk siis ma võtsin siit kahvli ära, hakkasin käega tegema. Et segad natukene, mudid ja lisad jahu vaikselt juurde ja vaatad, et muna ikkagi välja ei pääseks. Ja kui muna isegi voolab välja, siis ära muretse, sega kõik suvaliselt kokku, Ja nüüd, kui hakkab tekkima selline tainas, siis sa peaksid lisama vett ja siis vett tuleb lisada 100–125 milliliitrit. Et vaikselt lisa ja vaata, kuidas su taigen siis välja tuleb. Ja nüüd koos selle vee lisamisega sa peaksid lisama ka ühe teelusikatäie soola, mida mina ei teinud. Sest ma unustasin ära ja siis ma pidin seda hiljem tegema ja siis ma pidin veel rohkem sõtkuma seda. Et see sool seal igale poole pääseks. Aga kuidas mina vett taigena lisan on siis see, et ma võtan taigna, ma teen keskele augu, panen sinna vett, panen taigent juurde, et ta läheks natukene rohkem taigna moodi, et ta ei oleks lihtsalt puhas vesi. Ja siis voldin ta kokku, katsun ta sinna sisse mudida. Et mitte midagi erilist. Lisad natukene vett, natukene jahu, kui läheb jälle liiga paljuks. Ja mudid kogu selle jahu sinna sisse ära, et jahu nagu ideaalis juurde ei peaks lisama. Aga jällegi, kui tuleb liiga vedel, siis natukene võiks lisada. Et sa tunneta ära. Nüüd tuleb seda jahu sõtkuda niimoodi, et ta oleks selline mõnus. Sa natukene sõtkud teda, et ta näeks selline ilusam välja, selline, kuidas ma ütlen? Ühesõnaga, jahu konsistents peab lõpuks olema nagu võil. Ehk siis, kui sa vajutad sõrmega sisse, siis sa näed, milline ta on. Ma nüüd kohe varsti näitan ka siin, et kui sa niimoodi vajutad, siis selline ta peaks olema, et natukene nagu või. Ja nüüd ma tegin siia 2 silma, siis ma mõtlesin, ma teen näo ka, Et siin on minu taigen, siis ma panen talle nimeks Pärtel. Pärtel on hea nimi. Ja selline ta on. Sa näed teda oma unes varsti. Nüüd paneme Pärtli siis rätiku alla, las ta istub seal nii kaua, kui me teeme siis täidise. Ma teen täiesti lihtsa täidise, seahakkliha ja sibul ja maitseained. Ehk siis lõikame kõigepealt sibulu kuubikuteks, nii suured kui väiksed või väiksed, kui sulle meeldivad. Mina teen sellised üpris keskmised. Mu sibul on selline keskmise suurusega, aga sa katsu võtta keskmisest natukene väiksem. Nüüd, kui sa oled kõik kuubikuteks lõiganud, paned ta kaussi ja hakkad ära segama. Selle jaoks on vaja kinnast või siis mitte. Ja segad kõik korralikult läbi, et see sibul oleks seal hakklihaga ilusti kokku segatud. Lisad natukene maitseainet, mina lisan liha üldmaitseainet ja pipart. Ma eraldi soola ei pane sellepärast, et liha üldmaitseaines on päris palju juba soola. Nüüd teed taigna. Ma rullin nad 2 vorstiks ja siis lõikan umbes ühe suurusteks tükkideks, ega ma täpselt ei tea. Lihtsalt lõikada tükkideks, et küll ta tuleb sulle ilusti välja. Ja nüüd, et teha siis pelmeeni ümbris, tuleb ta siis, mina vajutasin ta keskelt maha, rullisin ära ühtepidi teistpidi natukene ja siis panin liha sisse, aga ma rullin teda siin, ma vaatan, kuna ma esialgselt tegin siis natukene suuremad,
siis ma rullisin ta sellise millimeeter, 2 millimeetrit umbes nii paksuks. Ja nüüd, kui mul kõik see tehtud on, siis ma teen ääred veel õhukesemaks ja lükkan selle pakse, et et keskmine osa oleks paksem, siis ma lükkan selle taigna sinna kokku. Nüüd teine viis, kuidas saab siis taigent nii-öelda siis välja rullida seda pelmeeni vormi. Sa rullid kogu oma taigna 1-2 millimeetri paksuseks ja siis võtad klaasi ja teed siis sellega endal need taigna latakad. Nüüd pelmeeni enda tegemine on üpris lihtne, sa võtad oma taigna, natukene venitad laiemaks, paned liha sisse, mulle meeldib ta niimoodi veel kokku ka pakkida, et ta seal oleks ühe tükina. Võtad mõlemast poolest kinni, vajutad kokku, ilusti ettevaatlikult, et liha sealt välja ei saaks. Ja siis vajutad kõik ääred kahvliga kinni, et liha sealt keemise ajal siis välja ei saaks. Või praadimise või võid ka just teha, kuidas sulle enda meeldib. Nüüd võtad mõlemast otsast kinni, vajutad kokku ja siis vajutad teistpidi kokku, et mulle meeldib siis niimoodi pelmeene kokku voltida. Näeb välja nagu kalmaar, kui ma nüüd aus olen. Ja nüüd teed seda kõigi oma pelmeenidega. Nüüd mina keetsin, paned 2 teelusikatäit umbes soola, vette ja kui pelmeenid tulevad siis ülesse, siis on pelmeenid valmis vee peale. Ja voila, sa tegid just pelmeene. Hea töö! Nüüd siia lõpetuseks tahaksin siis öelda, et aitäh, et sa vaatasid kõigepealt ja teiseks, et palun vabandust, sellepärast et ma nii kaua aega ei postitanud. Ja põhjuseks oligi siis see, et mul ei olnud kaamerat või siis telefoni ja siis ma ei saanudki midagi teha. Ja et see oli paranduses, mitte et keegi võttis mult selle ära. Aga ma ei tea, jätku pelmeene, et mine tee siis süüa endale nüüd. Tšau, paka! Mis mulle meenus, need on rahad tähed, lits ma olen geenius.